Ilmselt oled kuulnud sellistest projektidest nagu Rail Baltic, tselluloositehas ja Tallinna Reiditee. Need ja teised suuremad projektid tekitavad sageli vaidlusi, et kas seda on üldse vaja, kuidas seda ehitada nii, et naabrid saaksid rahulikult magada. Nendele ja teistele küsimustele aitab vastata planeerimisõigus. Mina olen Alamba selleks Raidlast ja täna räägiksingi teile planeerimisõigusest ja planeeringutest. Planeeringud määravad selle, milliseks meie elukeskkond kujuneb. Ühelt poolt selleks, et sinu akna alla ei tuleks tehast ja samas tehase omanik teaks, kuhu ta selle tehase ehitada saaks. Selliseid vastuolusid aitabki lahendada planeerimisseadus. Iga planeering koosneb seletuskirjast ja joonisest. Joonisel on kirjas tavaliselt see, et kuhu, mida saaks rajada ja seletuskiri seletab selle, et mis seal siis täpselt kaardil või joonisel kirjas on. Lisaks on ka lisajooniseid näiteks selle kohta, et kus lähevad teed või pargid või muud rohealad. Eestis toimub planeerimine nii-öelda lehtrikujuliselt. Et kõigepealt on kogu Eestit kattev üleriigiline planeering, siis tuleb maakonna planeering, siis kohaliku omavalitsuse tasandi üldplaneering, kui sa tahad rajada oma kinnistul näiteks maja või sauna, et siis sa peaksid kasutama detailplaneeringut. Lisaks nendel on olemas ka nii-öelda eriplaneeringud, need on umbes nagu detailplaneeringud, aga need on mõeldud suuremateks projektideks, näiteks tuulepargid. Iga planeeringu menetlus algab algatamise otsusega ja lõpeb kehtestamise otsusega. Planeeringu jooksul kogutakse erinevate asutuste ja inimeste arvamusi, tehakse keskkonnamõjude hindamist. Planeerimismenetlus on igal ühel õigus kaasa rääkida, et millisena ta oma elukeskkonna näeb. Igal aastal esitatakse peaaegu 200 kaebust seoses planeeringutega. Selle põhjus on see, et igaüks saab vaidlustada planeeringut, kui ta arvab, et see on vastuolus teatud avalike huvidega või siis tema õigustega. Planeerimismenetlus on keeruline protsess, kus tuleb arvesse võtta nii inimeste huvisid, kui ka keskkonnamõjusid, kui ka muinsuskaitselisi piiranguid. Seetõttu venivad planeerimismenetlused päris pikaks ja ka vaidlused on sageli väga kerged tekkima. Seetõttu on ka seaduses kirjas, et kohalik omavalitsus või ministeerium peab oma suuremad planeeringud iga 5 aasta tagant üle vaatama, otsustama, et kas tuleks midagi muuta või saab jätkata sama planeeringuga. Selleks Raidlas oleme pidevalt aidanud nii eraisikuid kui ettevõtteid seoses planeerimismenetlustega. Kui sa arvad, et mõni planeering rikub sinu huvisid või sind ei ole planeerimismenetlusse kaasatud, siis oleme hea meelega nõus sind aitama. Kui sulle meeldis see video või oled õigusest muidu huvitatud, sa oled oodatud uudistama ka LX Raidla kanali teisi videosid. Kui oled õigustudeng ja sulle tundub, et planeeringute teema on täiesti sinu teema, sa oled alati oodatud LX Raidlasse praktikale oma oskusi ja teadmisi lihvama.